Jah, kunstnike jaoks on vabaduse mõiste väga tähtis. Ja sellepärast, et see on selline elukutse, kus tegelikult teoreetiliselt ei ole alluvaid ja ei ole ka ülemusi. See on niisugune individuaalne suhe. Tähendab, ma olen seda ikka öelnud, et kunstniku suhe maailma läbi oma iseloomu omaduste, arusaamiste, poliitikate, kõik nende, see ongi pildimaterjal, arusaamine ja maailmast arusaamine. Ja maailm ei ole mitte Eesti ega Euroopa ega maakera, vaid universumid ja nende süsteemid. Vabaduse poole pürgivad kõik olendid, mitte ainult inimene. Tähendab, loomadel on oma reviir, kus nad tahavad elada, oma pesa, eks ole. Ja inimesel on täpselt samuti. Kuna me oleme karjaloomad, siis me tavaliselt elame liiga tihedalt koos nagu linnad, eks ole, ja siis on eriti vaja seda vabadust rõhutada. Ma olen püüdnud kogu aeg olla vaba. Loomulikult Vene ajal ei saanud ju mingeid poliitilisi šarsse või karikatuure teha, see on lollus. Aga ma tegin küll näiteks, Jüri võitlus lohega, näiteks lohe oli suur punane, eks ole, ja Jüri on Püha Jüri, St. George, ja Püha Jüri muide on Kremli kaitsepühak. Tähendab, Putinil ja seal on üleval saalis on Georgi saal on St. George, eks ole, Georgi ordenid on, eks ole, Georgi lindid on, mida venelased kannavad suure auga, eks ole, see on Püha Jüri. Ja Püha Jüri, kaitsepühak, eks ole, aga minul oli ta siis niisugune suur punane lohe, võitlus lohega ja kuna ta oli nii suur, et inimene temale kallale minna ei saanud, siis inimene hüppas lohe sisse. Ja vaata, kui sa sees seal müdistad, eks ole, kopsud maksad, vaikselt näpistad siit ja sealt, hakkab ta siplema ja vaevlema ja lõpuks oksendab su välja ja nii me vabaks saime. Miks ma teen selle suure näo? Et see sinises taevas läheneb, see on musta värvi, sinimust-valge on pildi niisugune toonid. Läheneb suur nägu, mis on taevas, millel kaela ei ole, aga nägu tuleb lihtsalt. Ja maapinna kohal läheneb ja me peame sellest aru saama, et see ongi tegelikult vabadus, aga vabadus ei tähenda, et ma võin teha, mis tahan. Sest see nägu kontrollib sind, vaatab otsa, poiss või tüdruk, et sa oled küll vaba, aga sul on kohustusi ka, eks ole. Et päris nii ei ole, et rulla, teen, mis tähen, eks ole, oma riiki solvan ja nii, kui ma armastan oma riiki, siis ma ei solva teda, tema lippu, vappi ja hümni. See on täpselt sama nagu, kui sa armastad ühte naist, sa ei ütle talle, et ma ei hakka kordama, mida ta võib öelda, eks ole. Ei sõima teda, eks, vaid isegi kui ta mõned tema teod sulle ei meeldi, siis armastus teeb nad maheldaks. Ja ütle, pole viga kullakene, sul läks niimoodi, kõik on korras ja nii on ka suhe meie riigisse peab olema. Läks midagi nässu, ütleme, üks tegi nii, teine tegi naa, välja tuli natuke vilets, aga meil on vaba riik. Ja vaata, sellepärast vabadus ongi see põhisõna, mida ma olen igal pool korranud. Vabadus, poisid ja tüdrukud, on see, mida me peame hoidma.